Mul on väga hea meel siis hakata tutvustama Eesti Holsteini tõugu ja Holsteini tõug on siis Eestis kõige arvukam piimatõug täna ja kahtlemata on Holstein ka kõige levinum piimatõug kogu maailmas. Ja niikaua kuni see kaunis tõug siia meieni jõuab, siis võib-olla mõne sõna, et millega me tegeleme, et Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistus tegeleb teiste tõuaretusega Eestis ja lisaks piimatõugudel on meil ka tegelemiseks lihatõud. Ja kui nüüd piimatootmisest ja tasemest rääkida, et kus see Eesti siis täna paikneb, et eelmisel aastal Eesti Euroopa Liidu 27 riigi hulgas paiknes 8. kohal, nii et väga märkimisväärne tulemus ja võib-olla see valdkond on ka üks nendest, kus me kunagi jõuame 5 parima Euroopa Liidu hulka. Nii et meist eespool on piimatootmisriikidest siis veel Taani, Rootsi, Soome, Ühendkuningriigid, Hispaania, Tšehhi ja olemegi siis Eesti 8. Eestis on siis Holsteini tõugu ligi 71 000 ja Holsteinide produktiivsus on aasta-aastalt kasvanud. On päris mitu karja juba, kus lüpsavad lehmad üle 10 000. Eelmise aasta seisuga oli selliseid karju juba 22 ja mul on suur hea meel öelda, et täna siin ringis on nende karjade esindajaid 3. Kokku tuleb siia ringi 6 loomapidaja Holsteini tõugu veiseid ja nii nagu ikka on see kollektsioon väikestest vasikatest kuni suurte ja uhkete täiskasvanud lehmadeni välja. Ja muidugi, miks need vasikad on, sest nemad ju täna ei tooda, aga vasikate vastu on ääretult suur huvi, kui me vaatasime, kui palju oli laudas väikeseid lapsi, kes neid kalistasid ja selle tõttu on ta kindlasti ka juba väikestele suureks ja heaks silmarõõmuks. Nüüd, kui neid loomi tutvustada, siis nagu te näete, et osad on lintidega, osad on mitte, et need lehmad muidugi, kes on siin Eesti trikolooriga, need on olnud ka riigi kõige kaunimad Holsteini lehmad erinevatel aastatel küll, aga nendeni me siis oma jutuga kindlasti jõuame. Et nüüd hakkame siis vaatama neid väikeseid vasikaid, et kes nad on siin siis, et see sama number 30, et see ilus väike kirju vasikas, tema nimi on Siiri ja ta on tegelikult alles natukene üle kuu vana, nii et ta on sündinud 3. augustil sellel aastal. Ja kui tema päritolu nüüd vaadata, siis see päritolu on väga muljetavaldav, et isa on tal Ameerika Ühendriikidest pärit pull nimega Super ja emaisa on siis juba saksa päritolu pull Profil. Ja muidugi tema emaseellased on ka väga hea lüpsivõimega, nii et tema ema toodang teisel laktatsioonil on olnud 10 474 kilo. Ja kindlasti sellised ilusad täpid ja sellise kirju tausta on ta saanud just oma isad, kes on samasuguse värvikirjaga. Seda väikest siirit esitleb siis Janar Laanemaa ja vasikas on siis pärit Soone Farm osaühing. Nii, ja nüüd siis 31 on ka väga ilusa nimega lehm Roosi, kes on samuti Soone Farm osaühingust ja ta on ka juba näituse kogemusega, nii et 6. juulil sellel aastal toimus siin samal areenil ka suur konkurss ja Roosil on ka konkursi kogemus olemas. Ta on sündinud 24. jaanuaril 2011. aastal, nii et ta lüpsab praegu hetkel esimest laktatsiooni ja esimese laktatsiooni toodanguna on ta näiteks augustikuus lüpsnud veel 51,3 kilo piima päevas, nii et ääretult muljetavaldav toodang. Ja ka tema ema ja emaema on väga kõrge piimajõudlusega, ema on lüpsnud üle 11 000 kilo ja emaema üle 13 000 kilo. Et kindlasti on Roosil ka väga suur ja potentsiaalne karjäär ees. Ja Roosit esitleb Carmen Teder. Soome Farmist veel nii palju, et kari on olnud aastaid üks parim ja edukaim piimakari üleüldse Eestis, rääkimata siis Holsteini tõust ja antud karjas on ka lehmi, kes on lüpsnud üle 16 000 kilo laktatsioonis. Samuti on 2 lehma, kellel on toodang üle 15 000 ja 20 lehma üle 14 000 kilose laktatsiooni toodanguga. Nii et Roosi kohta võib öelda küll, et tõeline piimamasin.
lähme siis juba edasi. Nii palju veel, et Soone Farmi toodang eelmisel aastal siis Holsteinidelt oli 188 lehma ja toodang 11 456 kilo, nii et ääretult muljetavaldav toodang. Järgmisena tahaksin ma rääkida lehmast nimega Malli, Mirdi, ja kus on meil 32 Mirdi tuleb ja siin on juba tegemist väga suure loomaga selles suhtes, et ta on võitnud sellel aastal VIS-i konkursil esmast poeginud lehmade klassi ja lehm Mirdi on siis sündinud 31. jaanuaril 2011 aastal. Ta on lüpsnud 128 päevaga esimesel laktatsioonil 6300 kilo piima ja kõige kõrgem esimesel laktatsioonil päevatoodang on olnud tal 51,7 kilo, nii et jällegi ääretult hea toodang. Ta on ka huvitav lehm sellepärast, et kui räägitakse, et tänapäeval lehmad lüpsavad küll palju, aga nende kasutusiga karjas jääb lühikeseks, siis tema isa või tema ema ja tema ema mõlemad on täna veel karjas ja ema on tootnud üle 13 800 kilo ja ema lausa 16 500, nii et kindlasti Mirdil on ääretult suur tulevik veel ees. Ja tänavuse aasta kohtunik oli meil Ungarist Kõresi Šõlt, niisuguse nimega kohtunik ja muidugi ta oli ääretult õnnelik valima just võitjaks sellist lehma, kellel on ääretult hea piimatüüp. Nii nagu te tänapäevast Holsteini tõugu ja kõik me tahame näha, ta peab olema hästi sügav ja Mirdil on kõik need omadused olemas. Nii, ja nüüd lähme edasi. Ja Mirdit esitles siis meile täna Marika Oja, selline väga tuntud loomaesitleja ka varasematelt konkurssidel ja Mirdi on siis pärit Tartu Agro aktsiaseltsist. Nüüd tuleb siis 33 leht nimega Malli, kes ka teretab meid kõiki oma rõõmsa hüüdega ja Malli on samuti Tartu Agro Varguse farmist pärit leht. Ta on sündinud 15. novembril 2009. aastal. Ka tema on olnud näituse kogemusega ja võitnud noorte lehmade klassi konkursil teise koha. Malli on lõpetanud siis esimese laktatsiooni toodanguga 10 151 kilo ja praegusel hetkel lüpsab teist laktatsiooni. On lüpstud 263 päeva ja toodang on juba 11 017 kilo. Nii et suurepärane leht. Tema isa on Eestis aretatud Pull Maltsel ja emaisa on Punasekirju Perikles. Ja tema toodang teise laktatsiooni jooksul on olnud 50,1 kilo päevas parim ja augustikuus on ta toodang on veel 32,3 kilo piima. Nii et suurepärane leht ja Mallit esitleb siis Krista Piho. No nii, ja nüüd on tänase areeni kõige pärjatum leht, kellel on olnud kogemusi siis kolmelt näituskonkursilt 2011, 2012 ja 2013 ja tegemist on siis Punasekirju Holsteiniga, nii et ka Holsteinid võivad olla punasekirjud ja lehma nimi on Lindi ja Lindi on, võiks öelda, siis võib-olla praeguse hetke Eesti kõige kuulsam leht, kui me räägime ilutusest ja konkurssidest. Ta on sündinud 12. veebruaril 2009. aastal, hetkel ta lüpsab kolmandat laktatsiooni. Ta võib-olla näituse konditsiooni koha pealt täna ei ole enam nii hea selles suhtes, et ta on poeginud detsembrikuus ja valmistumas on ta siis uut laktatsiooni, aga kohtunik tänavusel aastal paigutas ta siis täiskasvanud klassis 3. kohale ja ta väga pikalt kaalutles seda otsust, nii et Lindi on olnud ääretult muljetavaldav lehm. 2011. aastal Hollandi kohtunik Jos Knuuf valistab riigi parimaks Holsteini lehmaks. 2012. aastal Itaalia kohtunik Guido Aitana pani ta teise klassi teiseks lehmaks ja esimene lehm oli juba VIS, nii et ega tal kõrgemale kohta polnudki võimalik saada. Ja sellel aastal siis sai ta oma klassi 3. koha. Ja Lindi on lüpsnud siis teisel laktatsioonil 13 856 kilo piima ja on ka stabiilselt veebruaris-märtsis sellel aastal lüpsnud üle 50 kilo päevas. Ja Lindit esitleb Tiina Rodim,
kelle käealune ta on ja kellega nendel on väga hea koostöö mitmetel näitustel. Nüüd siis tänavuse aasta tšempion number 35 ja tema nimi on Olli. Olli on 5-aastane, ta on sündinud 17. novembril 2008 ja kujutate ette, lisaks sellele ilule, mida loom peab omama, on ta augustipäeva toodanguna saavutanud ka üle 60 kilose toodangu. 60,3 on täpselt registreeritud augustipäeva piim, mis on ääretult kõrge ja muljetavatav toodang. Ta on lüpsnud kolmandat laktatsiooni just 100 päeva ja 100 päeva toodang on 48 kilo, nii et 100 päeva keskmine on 60,5 kilo päevas ja kui laktatsiooni arvestus on 305 päeva, kui see niisuguse tasemega läheb edasi, võib siit sündida ka uus Eesti rekordtoodang. Olli oli siis sellel aastal konkursil täiskasvanud lehmade parim ja hiljem, kui oli finaalring, kohtunik tunnistas ta riigi kaunimaks Holsteini lehmaks. Ja kindlasti on siin näha väga head piimatüüpi, kohtunik tõi välja ka väga hea verevarustuse udaral, nii et kõik sellised vajalikud nüansid ja tegurid, mis peavad olema ühel tänapäevasel kaunil Holsteini lehmal, on Ollil olemas ja ma loodan, et Olli käekäib jätkub veel järgmistel konkurssidel kindlasti ja ta toob oma kasvatajatele ja oma inimestele ka seal farmides palju rõõmu. Ja kindlasti võiks öelda ära ka tema isa on Oliver, kes on aretatud Hollandis ja emaisa on juba Kanada Embro Full Hustler. Nii et selline rahvusvaheline põlnemine. Aitäh Ollile ja Ollit esitles siis Tiivi Kadar. Ja need lehmad, keda ma just esitasin, on siis pärit Tartu Agrost ja Tartu Agros kokku on Holsteini karja aastavahetusel olnud 713 lehma ja nende toodang 11 032 kilo piima, nii et suurepärane toodang ja muidugi Tartu Agrot me teame kõik konkurssidelt varasemaltki, kus on palju kõrgeid tiitleid nopitud. Samuti on karjast eksporditud tõumullikaid mitmetesse riikidesse ja mul on siin ka hea meel öelda, et siin on meil väliskülalisi. Ma tean, et väliskülalisi on ka Türgist, nii et sealt samast Tartu Agro karjast on läinud ka Türki tõumullikaid. Nii et on ka tegemist ühe karjaga, kus kõige rohkem ostetakse noori pulle Eesti aretusprogrammi, nii et ka teised Eesti karjad saavad sealt kasu. Nonii, nüüd lähme edasi ja nüüd on siis tegemist kahe järgneva looma näol Krootus Agro aktsiaseltsi loomadega. Krootus Agrol on täna kokku 368 Holsteinit ja nende keskmine toodang eelmisel aastal oli 8310 kilo piima. Ja Krootus on ka aktiivselt alati osalenud näitustel ning olnud hästi entusiastlik sellistest üritustest osa võtma. Nüüd mullikas number 36, temal on ka selline väga ilus nimi, tema nimi on Ülli ja 21. septembril saab ta 1-aastaseks, nii et ta on veel praegusel hetkel alla aasta ja tema isa on Eesti üks käesoleva hetkel kõige populaarsem Holsteini pull Klondike, keda väga palju kasutatakse. Karjaaretajad, kes ei ole näinud Klondikese järglasi, siis saavad seda siin teha. Ja emaisa on Partele, kes on Kanada Holstein. Ja väikest Üllit siis esitleb Heidi Holtz. Aitäh! Number 37 on jällegi näituse kogemusega Krootus Agro Taara ja Taara isa on Brasiili, nii et jällegi Kanada päritolu Embropull ja emaisa on Arsi. Taara lüpsab esimest laktatsiooni ja tema toodang on 11 433 kilo piima ja see esimene laktatsioon on lõppenud, sest ta eelmisel aastal poegis 11. oktoobril, nii et lehm on juba 11 kuud lüpsnud. Ja tema rekordtoodang on olnud eelmise aasta detsembrikuus, kui ta lüpsis 42,4 kilo piima ja lehma esitleb Carmen Treffner. Aitäh!
no nii, ja nüüd on võiks öelda sellel konkursil uus osaleja ATMK osaühing ja ta on pärit Põlvamaalt ja tegelikult on ka ühe väga meie kuulsa piimakarjakasvatajaga seotud, nimelt Aavo Kruusla. Ja see on teine ettevõtte, nimi on tal Ratti ja Ratti on sündinud 8. märtsil 2011. aastal, nii et tüüpiline selline hea noor Holsteini leht. Poeginud on ta 24 kuuselt ja 160 päeva keskmist laktatsiooni on ta lüpsnud juba 6032 kilo piima. Selles lehmas geenides on kindlasti ka olemas see, et kui me räägime täna, et leht võiks kauem karjas püsida, siis tema kolm põlvkonda isa ja eellas on just nimelt sellised spetsialistid, Rodeo, Belmar ja Profil ja lisaks sellele udara tervise kvaliteedi näitajad on nendel pullidel väga kõrged, nii et selle lehma tomaatiliste rakkude aretusväärtus on 120, kui 100 on keskmine, siis ta on kõvasti üle keskmise. Ja Einar Lukats on siis Ratti esitleja. Aitäh! Jällegi üks väike sõber meil siin ja tema nimi on Kissa ja Kissa on sündinud 11. juunil sellel aastal. Tema isa on Blend, nii et on Eestis aretatud pull ja emaisa on tal Impulss. Väike vasikas on siis päritud samuti Aavo Kruusla karjast ja ta tervitab kõiki ja tema see 2 korda tervitas, nii et ühest oli vähe ja see kena esitleja on siis Airi Truia. Ja Aavo Kruusla karjas on siis ka väga palju kõrgetoodangus lehmi, üks lehm on lüpsnud üle 16 000 kilo aastas, üks ka 15 000 ja 17 lehma üle 14 000 kilo piima. Ja alati on Aavo Kruusla ka oma lehmadega olnud nõus osalema näituskonkurssidel ja eelmisel aastal 352 Holsteini lehma keskmine on 9984 kilo piima. Nii et suurepärane saavutus ja karja arv ka lehmadele muudkui kasvab. Nüüd on mul veel ühe omaniku loomad esitlemata, nimelt Torma põllumajanduslik osaühing Jõgevamaalt, kus aastavahetusel oli 601 Holsteini lehma ja nende keskmine toodang oli 10 606 kilo piima ja selle suure toodangu juures kindlasti tahan ära märkida ka seda, et piima rasvassisaldus 405 ja 336 oli piima rasvassisaldus. Aga nüüd lehmullikas number 41, tema nimi on Etti ja kunagi Eestis me ei ole saanud veel esitleda sellist looma nagu siin on, et kui me selle nädala uudistest kuulsime, kuidas Tartu Ülikooli ja Maaülikooli teadlased on teinud valmis ühe vasika, mis on kloonitud ja temast on pandud ka inimgeeni ehk siis transgeenne vasikas, siis märksa varem 80ndate algul hakati Eestis tegelema ka embro siirdamisega ja Etti tegelik päritolu on Ameerika Ühendriikidest, nii et ta on Põhja-Ameerikast siia jõudnud embrona. Vanasti sai ka Ameerikast lennukiga loomi siia toodud, aga tänapäeval on see kallim ja pisut ohutum on tuua embrona loomi ja Etti on siis üks nendest isenditest, kes on lehmmullikana siin meil näitusel täna ja tegelikult on ta päritolu Ameerika Ühendriikidest ja Torma põllumajanduslik osaühing on väga palju panustanud just sellele, et sellised innovatiivseid tehnoloogiad ja aretusvõtteid ka Eestisse juurutada ning suur tänu nendele kindlasti ka selle eest. Ja Etti peaks siis poegima sellel aastal detsembrikuus, nii et ta on tiine ja loodetavasti, kui siit tuleb mingi väärtuslik vasikas, olgu ta siis lehmvasikas või pullvasikas, siis on kindlasti tegemist ka potentsiaalse aretusloomaga. Tema isa, võin öelda ka sellise väga peene nime välja, Roilaan Champion ja emaisa on Titanic, kes on siis Ameerika Ühendriikide üks kõige kuulsamaid pulle. Ja embro on siis võimalus viljastatud munarakk tuua Eestisse nii kaugelt, kui me soovime ja seda siis siin kasutada ja kui on tulemus, siis on võimalus näha ka sellist suurepärast mullikat, nii et ma loodan, et sellel kenal Ameerika neiul saab olema siin Eesti oludes väga hea elu. Ja Johannes Lepik on siis Etti esitleja. Lehm number 42 on Bella, samuti Torma põllumajanduslik osaühingust ja Bellal on ka näituse kogemus sellest aastast olemas. Ja Bella on ka ääretult kõrge toodanguga leht. Juunis ja juulis on ta lüpsnud päevas 66,6 kilo ja veel augustis 61,7 kilo piima. Nii et ääretult suurepärane leht.
ta lüpsab teist laktatsiooni ja 121. päeva toodang on 7996 kilo piima. Mul käisid siin sellel nädalal Gruusias külalised ja Gruusias leht lüpsab aastas 1200 kilo piima 365 päevaga, siis siin on leht, mis lüpsab piima 120 päevaga 8000 kilo. Nii et suurepärane saavutus. Tema isa on Grand Prix, kes on Hollandist pärit, väga stiilne Holsteini pull ja emaisa on Matchis Ameerika Ühendriikide päritoluga Holsteini pull. Ja loomulikult selliseid üksikuid isendeid ju on teisteski karjades olemas, kes nii palju lüpsavad, aga kunst on saada ka nii ilusalt lehmalt nii palju piima. Tormas on ka tegelikult veel kõrgema toodanguga lehmi, on üks 18 000 leht, kes on üle 18 tonni lüpsnud ja 6 lehmaga 17 000 kiloseid lehmi. Ja märgin ära ka Eesti rekord 305 päeva toodang kuulub praegu Tartu Agro Jacqueline'ile, kelle toodang 18 935 kilo piima on Eesti rekord. Lisaks sellele sama leht on praegu karjas 10-aastasena ja ta on tootnud eluaja toodanguks 135 kilo piima. See on juba praegu Eesti rekord, see 135 tonni, aga loodetavasti üks rekord saab veel ületatud. Kunagi varem ei ole ükski leht Eestis tootnud piimarasva ja valku 10 tonni, nii et selle lehmal on praegu see võimalus ka ületada. Nüüd on siis suurepärane Holsteinide kollektsioon esitletud ja mul jäi ütlemata veel Torma põllumajandusliku osaühingu lehma Bella esitaja Urmas Siimer. Nii et suur aitäh kõikidele esitlejatele ja ma usun, et sellel aastal Holsteinide piimatoodang veelgi kasvab, nii et ehk jõuame juba 8500 peale.